Heidi siin ja täna ma räägin sinuga sellest, et kuidas inimesed jäävad kinni ja mida see tegelikult tähendab ja mis on see suurem holistiline vaade sellele. Ja mina olen Heidi Plumberg, Kiire elumuutuse podcasti host ja täna ma räägin sulle siis, miks pärast inimesed tunnevad, et nad on kinni ja kuidas sellest siis liikuma saada. Ja absoluutselt, sa võid julgelt kirjutada mulle pärast seda podcasti või kui sa vaatad mind Youtube'is Heidi Plumbergi kanalil, võid julgelt mulle ka kommenteerida see video alla. Ja see on justkui tunne, et midagi on justkui kinni, sa teed kõike õigesti, justkui sa järgid mingit kindlat retsepti, sa töötad palju, sa teed palju iseenda pere jaoks, töö jaoks. Kui sa oled ema rollis, sa teed palju emana, sa oled hea tütar oma vanematele. Ja sa juhid oma ettevõtet või töötad väga pühendunult. Aga kuskil sees on selline kriipiv tunne, miks ma ei liigu edasi, miks ei lähe kergemaks, miks ma olen nii väsinud, miks see aasta on nii kohutav olnud, kuidas ma saaks paremat kohta. Ja kõige olulisem küsimus on, mis mind tegelikult tagasi hoiab. Ja see on tõesti see, et väljas näeb inimese elu nagu perfektne, ilus, mul on kliente, kes on pered, 2 armast last on ju, mees on ju, peres on maja, 2 autot. Väljas justkui on nagu kõik nagu toimib väga ilusti. Nad on suure tõenäosusega, kas nad on ettevõtjad, nad teevad midagi juba kõrvalt, nad on isegi juhid, coach'id, emad, väga pühendunud inimesed. Nad tegelikult on südamega asja juures. Aga sees on sageli 3 tunnet. Selline läbipõlemine, ma lihtsalt ei jõua, seda lihtsalt on kõike nii palju, mul pole ka aega endale, keegi ei aita. Selline segadustunne, nähtamatus, nad ei näe mind. Ja siis on tõesti, ei näe töökaaslased, ei näe kliendid. Ja nad ütlevad mulle, ma olen nii palju teinud, aga ma tunnen, et ma olen kuidagi kinni. Ma ei saa, mingi energeetiline plokk on ees ja siin tulen mina mängu, eks ole, mina olen siis selgeltnägija, ma olen coach, on ju, ma tulen mängu ja aitan siis näha seda, et ja mitte ainult näha, vaid ka töötada sellega, lahti lasta seda, mis seal on ju. Ja siis läheb see tunne seest ära, jah. Nii et see on nagu suurim asi, mida mina saan sul aidata teha. Ja see on koht, kus me peame vaatama sügavamale, kui mis iganes strateegiad, igas aja planeerimine, sellised asjad on sellised pealiskaudsed asjad, aga me peame minema sinna sisse. Ja väga tihti probleem ei ole see, et sa ei tea, mida teha, probleem on see, et sinu energia ei ole vaba, ta tegeleb selle stuckness'iga, selle kinnioleku energiaga ja sa võid olla väsinud, hommikuti ärkad, oled juba väsinud, et sa võid ennast mõõta und, proovida, su isegi uni võib-olla ei lähe REM-unesse nii palju kui vaja, sest unetus on suur probleem selles, et sa oled stuckness, on ju, et see probleem ei lahene ja sa ise ei saa, aga probleem ei pea selleks lahenema, et sina energeetiliselt lahti saaksid minna. Nii et see on ka oluline taipamine võib-olla, mida kliendid tihti ütlevad, vau, et ma tean, et see, ma ei tea, see maja saab müüdud või see lahutus saab lõpetatud või see klient saab tuldud või see keeruline aeg elus on läbi, kus lapsed lõpetavad kooli või astuvad sisse, on ju. Aga sa ei pea olema selles tundes kuni juuni või augusti või septembri või detsembrikuuni, see võib minna sul ära ühe sessiooniga. Nii et see on sulle teadmine. Ja keha hakkab rääkima siis, kui hing on kinni. Väga sageli ei avaldu see kinni olemise tunne ainult emotsionaalselt, vaid ka kehas. Jah, vaid ka kehas. Nii et see on hästi oluline sul teadmine. Nii et ma kutsun sind siis tule, kirjuta mulle, on ju, pane enda 15 minuti sessioon mulle, kui sa tahad rääkida sellest www.heidiplumberg.ee/15 ja ma väga-väga ootan sind siis tule minu meililisti, vaata, mis on tulemas, vaata, mis resoneerub sinuga. Ma pakun nii palju erinevaid võimalusi töötada minuga. Tšau!